Järgnevalt räägime sellest, kuidas kasutada käske võta tagasi ja tee uuesti. Tegemist on nende kahe noolekesega, mida te näete siin tööriista riba peal. See nool, mis näitab vasakule, tähendab, et saab tagasi võtta ja juhul, kui ta on kollast värvi, aktiivne, siis ta ka on kasutamiskõlbulik. Ja teine nool, mis näitab paremale, on siis tee uuesti ja aktiveerub juhul, kui te olete midagi tagasi võtnud. Toon näite. Näiteks ma teen selle slaidi peal teemad, parema hiireklõpsu ja kustutan slaidi ära. Ja nüüd juhul, kui ma ringi mõtlesin ja sooviksin siiski seda slaidi tagasi saada, siis selle jaoks ma võin nüüd vajutada nupul võta tagasi. Te kindlasti märkasite, et nendel nuppudel on siin kõrval ka selline väike noolek. Siit te saate valida ka võimalusel rohkem tagasivõtmise variante. Ehk siis kõik tehtud tegevused jäävad siia mällu ja näete, mul on siin kohe nimekiri, mis ma kõik teinud olen ja ma võiksin siis valida, et mis maani ma soovin tagasi liikuda. See oleneb kõik sellest, mida te parasjagu teinud olete. Te võite nendesse kohtadesse sattuda ka selliselt, et te ükshaaval muudkui klõpsate ja klõpsate selle nupu peale. Ja näete, et aktiveerus ka tee uuesti, ehk siis kuna ma slaidi kustutasin ja võtsin selle sammu tagasi, siis mul on siiski võimalus uuesti see samm teha. Ehk siis ikkagi kustutan. Või siis ikkagi võtan tagasi. Teil on võimalus kasutada ka kiirklahvi kombinatsiooni. Ctrl-Z on sama kombinatsioon, mis on tagasivõtmise nool. Ja Ctrl-Y on siis tee uuesti. Ja võib-olla tasuks siin ka mainida, et vaikimisi saate tagasi võtta kuni 100 tegevust. See oleneb natukene sellest, millega te olete tegelenud. On teatud sellised tegevused, mis selle mälu võivad ära kustutada, näiteks erinevad automaattabelid, teatud animatsioonide kasutamine. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et ei või olla 100% kindlad, et ma proovin nii ja naa ja küll ma saan ikka kindlasti tagasi võtta. Vahel võib juhtuda, et see nool ei aktiveeru. Vaikimisi, nagu ma ütlesin, on 100 korda, aga te võite seda ise ka muuta. Selleks tuleks võtta tööriistad menüü ja sätted. Ja avanevast sätete aknast tuleks siis siit vasakult valida LibreOffice kategooriast mälu. Ja selle kaardi peal, selle lehe peal on kohe esimene sektsioon, tagasivõtmine, ja siin on siis see vaikimisi sammude arv. Aga nagu ma ütlesin, siis kindlasti tasub meeles pidada, praegu lähen välja siit, et see sõltub natukene ka tegevusest.